Sa kuulad AI Empowerment podcasti, Eesti esimest AI teemadele keskenduvat taskuhäälingut, mis aitab muuta tehisintellekti maailma arusaadavaks ja kättesaadavaks igale kuulajale. Igal reedel toome sinuni olulised AI arengud, kasulikud tööriistad ning inspireerivad kogemuslood. Me tehis arutame inimestega, kes rakendavad AI'd päriselt nii töös kui ka igapäevaelus. Mina olen Kerlin Tigemäe, tehisintellekti koolitaja ja finantsvaldkonna praktik. Ja mina olen Sandra Reivik, ettevõtja, AI koolitaja ja AI Empowermenti looja. AI, ning head kuulamist. Tere tulemast kuulama AI Empowerment podcasti ja mul on ülihea meel olla saates Kerliniga. Tere! Läheme kohe teemade juurde, sest mulle väga meeldib see, et ma saan jälle koos Kerliniga intervjueerida ühte naist tehisintellekti valdkonnas. Tervist, Marju! Tere! Ja Marjust nii palju, et mina tegelikult tunnen sind juba päris pikalt, aga me oleme koostööd teinud siis ka Google'i eriprogrammis, mis oli siis tehisintellekti sellise praktilise kirjaoskuse arendamise jaoks meie ministeeriumi poolt toetatud Google'i koostöös. Ja sa oled tegelikult selles valdkonnas, mis on minule väga südamelähedane, ehk siis sa oled turundus- ja kommunikatsiooni ekspert, sa oled strateegilist B2B poolt SaaS-i turundust teinud, oled ka olnud õppejõud, isegi aasta õppejõud tiitli saanud Tartu Ülikooli Viljandi siis Kultuuriakadeemias. Ja kuna tegelikult sa oled ka AI Empowermenti koostööpartnerina hakkamas siis ka koolitusi pakkuma just turunduse poole pealt, ka Google Workspace'i poole pealt, et siis ma tahtsin täna sind kindlasti siia kutsuda, et sa saaksid anda tausta just enda koolitaja käekirja, seda, mida sa teed siis igapäevaselt ja me kindlasti võtame ette päris palju praktilisi tööriistasid, et vaadatagi, mis oleksid siis need head funktsioonid erinevate tööriistade sees, mis võiks siis turundajale seda päris väärtust luua. Aga alustakski sellest, et natuke räägi endast, kuidas on olnud sinu teekond, kuidas sa üldse tehisintellekti valdkonda, kuidas sa praegusel hetkel koolitajana juba ka tegutsed, et kõike seda siis just saatekülalistele, tähendab kuulajatele siis tutvustada. Aitäh, nii põnev. Neid teemasid on tõesti palju ja see on nii huvitav. Ma arvan, et minu AI-ni jõudmise teekond on väga sarnane paljudele teistele, kes circa 3 aastat tagasi avastasid ChatGPT. Ja ka mina hüppasin sinna ülepeakaela sisse ja tegin oma esimese pressiteate AI abiga. Ja minu üllatuseks see töötas super hästi Soome turul, nii et ma ei pidanud palkama Soome turul eraldi kommunikatsiooni-eksperti kogu seda meediatööd tegema, vaid ma sain üsna hea kirjatüki, see lendas, see toimis, see töötas ja mina olin kohe muudetud inimene. Ma käisin ringi nagu usutunnistaja, ütlesin 2 kuud veel, kõik muutub, meil on uus elu, me enam ei tee tööd niimoodi, nagu me praegu teeme. 3 aastat on mööda läinud, me teeme natuke teistmoodi võib-olla tööd, need, kes on oma näpud AI tööriistadesse pannud, aga suuresti oma klientide pealt ma näen, et see töö liiga palju muutunud ei ole. Nii et sealt tuli minu selline obsessioon AI teemade suhtes, hüppasin siis erinevatesse pildimudelitesse, uutesse keelemudelitesse, hakkasin kuulama kõiksugu podcaste AI teemadel, vaatama YouTube'i videosid ja lihtsalt katsetama. Ma tohutult palju katsetasin. Leidsin need teised mõttekaaslased, kes ka katsetasid, jagasime omavahel kogemusi. Tegime marketing meetupi Worklandi koostöötamiskontoris, jagades siis iga kuu uusi nii turunduse, selliseid toimivaid mehhanisme kui ka AI kasutamise võimalusi. Ja kuna ma olin õppejõud sel ajal just Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias ja õpetasin kultuurikorraldajatele turundust, siis ma ei näinud võimalust, kuidas ma ei too AI-d sisse. Et see on juba nii suur turunduse osa. Et Mustafa Suleman küll ütleb, et see on üks nendest valdkondadest, mis nüüd aasta või 1,5 pärast on täis automatiseeritud ja seda tööd me enam ei tee. Ma tahaks seda näha, kuidas see töö ära kaob. Ma ei usu, et see nii kiirelt juhtub. Aga jah, ma läksin sellesse sisse, hakkasin seda õpetama ja niimoodi hästi orgaaniliselt tulid mulle päringud, et tule õpeta meile ka ja tule räägi meile ka, kuidas sa täpselt ja mida sa täpselt teed. Ehk siis niimoodi ma liikusingi rohkem koolituste poole. Aga ma olen endiselt jätkuvalt praktiseeriv turundaja. Ma ei kujutagi teistmoodi seda ette, et see on kõige parem viis just nende kasutusvõimaluste leidmiseks. Ja ma arvan, et siit on kohe hea minna, sest ma arvan, et tänane episood on hästi praktiline, eks ju, sest
3 koolitajat, 3 valdkonna inimest, kes on igapäevaselt seal sees, eks ju, sinuga me tahamegi just seda turundust puudutada ja täpselt see, millega sa lõpetasid, eks ju, et sa teed ise turundust, eks ju, sa ise proovid neid tööriistu, mitte sa ei räägi teoreetiliselt, et võiks olla selline asi, olen kuulnud. Sest ma arvan, et seda olen kuulnud asju on nii palju, eks ju, kogu seda haipi, et kõik uued tööriistad muudavad maailma, mitte midagi tegema ei pea. Et alutame sellest, räägi enda nendest turunduse ülesannetest, millega sa tegeled, eks ju, ja kus sa siis oled AId sisse toonud? Enamasti on minu kliendid väiksemad ja keskmised ettevõtted ja nad või on siis kultuurisektor või on sooloettevõtjad. Ehk siis nad ei ole sellised inimesed, kellel on suur turundusosakond. Võib-olla neil on turunduses 1, 2, maksimum 3 inimest. Ja see tähendab, et ühel inimesel tuleb teha ära kõik. Ja tavaliselt sinna turunduse lauale jõuavad kõik asjad, ükskõik mis vajab, on see slaid, mis vajab kujundamist või see on postitus, mis vajab tegemist. Väga suur osa turundusest juhtubki just sisuloomes, ehk meil tuleb seda sisu luua ja ka orgaaniliselt. Ja kui ma ütlen orgaaniliselt, siis ma mõtlen, et see ei ole makstud reklaam. Ehk üks osa turundusest on reklaami ja kampaaniate juhtimine, teine on puhas sisu loomine. Ja see on nüüd üks teema, mis puudutab kõiki. Oled sa siis sooloettevõtja või sa oled ettevõte. Sul tuleb see LinkedIni postitus teha, Instagramis midagi möllata ja kui sihtgrupp nõuab, siis ka TikTokis. Ja üks võimalus, kuidas seda AId kasutada, ei ole mitte sealt AI pastakas seda teksti välja imeda, mida enamus teevad, vaid vastupidi mõelda, et kuidas ma ehitan endale selle sisu loomise süsteemi, kui mul peab siin olema 7 tükki ja siin peab olema video ja siin peab olema tekst ja siin peab olema foto, siis kuidas ma seda haldan niimoodi, et ma stressi kätte ära ei kõnge. Ehk siis see AI tuleb sinna süsteemi loomise sisse. Võtame teie sellesama podcasti, mis me teeme siin praegu. Siit tuleb 1,000,000 mõtet. Okei, 1,000,000 veits üle pakutud, aga ütleme, et siuke 25 head mõtet tuleb ühest sellisest 45-minutilisest podcasti episoodist küll. Need tuleb siit ju välja noppida. Mida teie praegu kasutate, et need mõtted välja noppida? No meil on selles mõttes oma assistent, et genereerida jaokirjeldus, mis siis tuleb transkriptsiooni põhiselt, mis on enne ka juba varasemalt siis MP3 faili pealt tehtud. Siis on meil muidugi pikast formaadist lühikesse formaati videoklippide genereerimine, seda teeb siis meil Kerlin praegusel hetkel ka uue protsessina siis meie päris inimene, assistent. Aga Kerlin ei tee ju seda ise, ta teeb muidugi seda AI abiga. Jah, täpselt. Ikka, et selleks on ikkagi ka, eks ju, täna juba tööriistad, millega sa saad neid sobivaid klippe võtta. No täna mina olen Descripti kasutanud selleks. Aga eks ma arvan, et paljuski minul on ka meeldib see protsess, et ma olen ise siin sees, eks ju, ja mul jääb meelde, et vot siin oli see hea küsimus, millele Marju ägedasti vastas. Ma märgin selle endale üles ja ma lihtsalt teen sellega CapCutis, lõikan ära kohe kiirelt, panen seal need AI helid, subtiitrid kõik asjad peale, eks ju, ja ta on mul ka kiiresti tehtud. Väga hea, sul on süsteem, sul on nagu protsess. Plus meil on ka siis on ju veel assistent lisaks sellele sotsiaalmeediasse, et erinevatele kanalitele, erinevate lõppudega saaks genereeritud ka sotsiaalmeedia postitused, mis samamoodi lähevad siis ärisüsteemist koheselt 3 erineval platvormile välja, mis on ka süstematiseeritud, on ju, ja seda ei tee mina olen ka selle süsteemi üles ehitanud siis assistendile, päris assistendile, kes siis neid tööriistasi kasutab ja saab need protsessid teha, ma ütlengi, et ma ei tea, kui palju ajaliselt ta võidab, sest et me oleme juba algusest peale teinud selles mõttes AI-ga seda, aga jah, et seesama, mis ma väga nõustun, et see, kuidas panna kokku toimiv süsteem, see on see, mis ma arvan neid selliseid mänguloojaid, kes päriselt asju teevad tehisintellektiga, eristab sellest, kes siis tavapäraselt turundustegevusi teeb ilma tehisintellektita. Täpselt ja nüüd juba see üks väike 45 minutit podcasti episoodi toob nii palju selliseid tegevusi ja asju, mida tuleb organiseerida ja nii lihtne on tunda, et oh my god, seda on nii palju. Ma teen seda homme ja siis juba see on ülehomme ja siis tegelikult sa ei olegi rohkem laivi tulnud, rohkem kui võib-olla ühe selle story'ga, et siin me oleme. Et see on selline hästi tavaline praktika, mida ma näen, et inimestel on nii palju väärtuslikku sisu, aga nad ei pane seda välja või nad panevad seda ühe asjana välja. Podcasti episood ilmus ära, väljas, me oleme sellest juba rääkinud, aga nad ei kasuta seda veel ja veel, et tuua sealt mingid mõtteid välja. Tegelikult selle baasilt saaks väga hea Substacki artikli,
võib-olla selle vestluse tulemusena tuleb nagu mingi 7 tööriista, mida võiks kasutada, kui sa oled solo-entrepreneur. Võib-olla siit tuleb veel selliseid nagu mõnusaid vaatenurki, külgi, mida kajastada ja miks mitte erinevaid postitusi selle kohta teha. Nii et see süsteem on üks koht, kuhu ma jõuan üha enam, et meil kõigil on oma kaos, oma näoga kaos ja oma näoga süsteem. Ja nüüd on see vaja kuidagi AI-le edasi anda. Ja siis tuleb error, et paljud turundajad, eriti kui nad on sellised ühe inimese turundustiimid, teevad kõhutunde pealt asju, sest nad on selles valdkonnas olnud, neil on taju väga hea ja nüüd sa pead selle kuidagi tõlkima AI-le arusaadavasse vormi, panema need protsessid paika ja see tundub nagu, et kuidas, mismoodi, mis tööriistadega, mis aitaks lugeda minu enda mõtteid justkui. Siis see on see koht, mida ma oma klientidel aitan ületada või paika saada, et me käime läbi, et mis ta tegelikult teha tahab ja mis tal olemas on, ehk mis on see väärtus, kus on need mõtted. Antud juhul on see podcasti episood, aga see tegelikult saab olla su juhatuse liikme mõtted või mingi pikem artikkel, midagi muud, et kuskilt, kust need nagu mõtted kätte saada. Oma klientide puhul ma näen, et ma saan neid nagu turunduskoosolekul tihtipeale kätte. Nad räägivad mingi tead asja, siis ma olen oda, vajutan nuppu, ma olen suur Whisper Flow fänn, et ma vajutan seda ühte nuppu ja samal ajal ta siis transkribeerib, on see siis eesti keel või inglise keel või mõni teine suurem keel või väiksem keel, et ma kasutan seda võimalust. Ma arvan, et just praegu, kuna me hüppasime nii kiirelt nendesse kasuliketesse tööriistadesse sisse, siis äkki sa toodki, Whisperflow on üks, mida sa kasutad tööriistana, võib-olla tood ka erinevaid teisi tööriistasi, et me kõik lisame kenasti jaokirjaldusse ka, et pärast saate kõike minna nokitsema, vaatama, aga võib-olla veel, mis on sellised erinevad funktsionaalsused, kas või kui see on mingi Claude'i sees, kas see on kuskil ChatGPT sees, kuidas sina oled siis enda asju üles ehitanud just oma turundustegevuste või klientide toetamiseks? Ma ei tea, kas ma olen nagu maailma kõige parem näide, sest ma tahan kõiki neid asju katsetada. Ehk ma olen teinud erinevaid assistente nii ChatGPT-sse kui loonud neid Gemini'sse ja siis teinud projekte Claude'i ja ma hüplen nende vahel, sest kus mul on selline toimiv asi, sinna ma lähen. Ma ütlen, et lõviosas ma olen hetkel liikunud Claude'i fännibaasi sekka ja ma tõesti nagu väga armastan seda, eriti just desktopi versiooni. Ja kui varem oli see Maci kasutajatele olemas, siis nüüd saavad seda absoluutselt kõik kasutada. Ehk siis ma soovitan tõmmata Claude alla arvutisse ja natukene proovida näppida neid teisi funktsionaalsusi, mis seal on, nagu näiteks GoWork. Et sa ei pea kohe koodi kirjutama, mõtlen, et see koodi kirjutamine tundub hirmus, aga GoWork on väga super lahendus. Ja mis seal siis Claude'is minu jaoks, mida ma siis seal teen? Ma kasutan väga palju skill'e. Ehk see on siis eraldi Claude'i sees lood mingisugused skill'id, mida sul vaja on. Turundajana sa pead teadma, kes on su sihtgrupp. Ja see on üks asi, mis on täpselt see klassikalise turundaja kõhutunne, et ma ju tean, kellega ma räägin, aga AI-le sul on vaja öelda, et kes ta siis täpselt on, et see buyer persona või ostu persona ära luua. Teed skill'i selle jaoks, lood ära, olemas. Siis kuidas sa räägid, mis on sinu stiil, mis on sinu keel. Paljudel on see stiil igav, hästi korporatiivne, isikupäratu. Siis sul ei ole mõtet seda AI-ga hakata kordama, sa ei saa paremaks. Et võib-olla siis teha selline väike audit, et nii, aga kuidas ma tahan rääkida, et kes on see hea rääkija, mis stiiliga ta on ja paluda AI-l sealt teha selline ülevaade, et mis on need mustrid, mis teeb ühest postitusest hea postituse. Ma soovitan niimoodi vaadata neid postitusi alati, et kui ise jääd kuhugi kinni, siis korraks astud eemale, analüüsida, miks see mind praegu kõnetas. Mis siin oli, mis oli see hukk, miks ma selle avan, teed screenshoti, paned endal sinna kausta, mida analüüsida ja joonistad välja sellise stiili, mida sa siis tahaksid omada. Kui sul on hea stiil juba olemas, siis jätka sellega, kui ei ole, tee see paremaks. Ehk siis jällegi üks skill, loodud, teeb ära. Siis liigud edasi, et okei, nüüd mul ongi täpselt see sama asi, et mul on vaja saada ühest pikast tekstist või mõttest enda jaoks postitus. Siis mina teen seda, ma ei ole seda täis automatiseerinud, ma olen seda katsetusena ära automatiseerinud ja siis mitte kasutanud seda automatsiooni. Sest ma tahan ikkagi olla siin kohal see mikromanageerija, kes käib kõik etapid ise läbi. Ehk minu lemmik
postituse sisestamise viis on see, et ma hoian seda ühte nuppu all, see whisper flow ja räägin, et nii, mis teemaga seotud olin, et näed, tean siin Sandrat juba ammusest ajast, Kerliniga koos oleme ka lavadel olnud, et räägin kogu selle jutu ära, kui eriline või miks minu jaoks huvitav siin podcastis olla. Ja see on niisugune pikk jutt. Ma teen seda tavaliselt Notionis. Veel üks tööriist juurde, see on see süsteemi tööriist. Ja siis ma võtan selle pika jutu ja lähen sellega sinna enda projekti, mis juba teab minu sihtgruppi, mille me oleme välja töötanud ja mis teab minu stiili. Ja ma palun seal mitte valmis kirjutada, vaid pakkuda välja 3-4 vaatenurka, kuidas seda teemat huvitavalt kajastada. Ja siis sealt tulevad mõned vaatenurgad, mille peale ma enne ei mõelnudki. Mõtlen, et aga tõesti see, et kui kaua ma tean Sanderat või Kerlinit, see ei ole üldse oluline, vaid hoopis see vaatenurk on palju parem, mille tema välja tõi. Ja siis ma kirjutan selle postituse. Ja ma jõuan üha rohkem sinna tagasi, et ma tahan seda ise kirjutada, et mitte seda inimlikkust ära kaotada, aga mul on vaja AI-d selle mõttepartnerina, et mis nurga alt ja mõnikord on tal mingi hea lause. Ja siis ma teen selle postituse valmis. Mõnikord ma viskan lihtsalt selle kõik postitatud olemas. Aga mõni teine kord ma tunnen, et see hukk, see algus, see konks ei ole haarav. Selle jaoks mul on tehtud teine skill, mille nimi on see, või ma ei tea, mitme skill siis, ongi see konksu skill. Ja ma ütlen talle, et nii, kasuta seda hook skilli ja toob välja mõned variandid. Ja ta juba teab, see skill on kõik ära kirjeldatud, millised variandid on, et seal ma olen siis läinud päris teadusesse, kuna ma olen õppejõud olnud, siis ma olen väga suur behavioral science'i fänn ja siis mu lemmik teadlased Daniel Kahneman ja Amos Tversky on välja toonud sellised kognitiivsed otseteed, et mida kasutada paremaks turunduseks. Et on see siis kognitiivne dissonants, kuidas sellele mängida. On see siis mingi selline curiosity loop, kuidas sellele mängida. See kõik on mu skillides kirjas ja nüüd, kui ma ütlengi, et ma tahan seda hooki skilli, siis ma lihtsalt ütlen hooki skill, kasuta seda ja ta toob mulle välja erinevad hookid, mis võiksid sobida just selle postituse juurde. Ja siis on minu valik, kas ma võtan sealt, mõni on väga siuke clickbaiti ja seda ma ei taha, aga mõni on päris hea ja siis ma muudan natuke oma postitust. Ehk see kõlab praegu nagu, oh my god, mis protsess, aga see protsess on üks kord, kui sa need skillid lood, siis on see protsess. Edasi see on lihtsalt nagu märksõnade mäng ja sa saad üliruttu oma asja paremaks. Ma nii selles mõttes nõustun, kuna ma olen olnud ka samamoodi õppejõud just turunduse valdkonnas AI rakendamine turunduses üles ehitanud programmi, kus oligi see, et põhiline nii-öelda trajektoor, milles siis õpilase viskasid, oligi see sama eeltöö, mis on vaja teha, et kuidas me loome persoonad, kuidas me paneme kliendi teekonna, täpselt sama, et sa toodki sinna võib-olla enda turundusvaldkonnas neid inimesi, keda sa imetled ja nende viisid, kellel on kirjutatud raamatud, on ju. Samamoodi, et see sama struktuur üles ehitada ja see võtab aega, et meil oli ka 2-kuulised programmid, kus siis lõpuks on neil see, et neil päriselt selle aja jooksul on see praktiline kogemus tekkinud ja ongi, nad oskavad märksõnade kaudu juba kas tuua, no sellel hetkel arvatavasti oli põhilifookus nagu ChatGPT-l, aga neil olid assistendid üles ehitatud ja enda süsteem paika pandud, aga see ongi võib-olla nagu eripära just jällegi tavakasutaja, kes võib-olla vestluse põhiselt lihtsalt neid asju teeb ja keegi, kes on võtnud selle aja, teinud kõik need sammud ära ja tihtipeale ongi hea võtta kedagi väljaspoolt appi, kes on juba enda protsessid üles ehitanud, näitab seda siis sulle ette ja sa saad lihtsalt nii palju kergemini läbi liikuda sellest, kui sa ise hakkad kompama ja nii-öelda neid kõiki õppimiskõvera aspekte sealt läbi käima, on ju. No siin ongi nüüd 2 sorti turundajad, et ühed, kes ongi väga tugevad spetsialistid ja eksperdid ja juba teavad, kuidas nad asju teevad ja neil on vaja nüüd see enda päriselus toimuv süsteem saada AI-süsteemiks või kuidagi nagu ära siduda need. Siis on teine hulk turundajad, kes tunnevad, et nad turundavad, aga nad võiks seda oluliselt paremini teha. Ja nendel on nüüd see koht, et sa ei saa lihtsalt pimesi usaldada kellegi teise skilli. Ma võin enda omasid kõik jagada, kes soovib, kirjutage, jagan. Aga kas see sind aitab, kas see on see, mis on sinul vaja, kas see on sinu stiil, sinu valdkond, sinu teemad? Ehk siis hea on see tarkus ikkagi omandada raamatuid lugedes või koolitusi võttes või lihtsalt ka enda sisu analüüsides, et sealt pealt õppida ja aru saada, et mis töötab, mis mitte. Et siin on nagu kuidas copywritingut paremaks saada, sa võid nii detaili seal minna. Või siis kuidas sa teedki sellist pilti, kuidas sa jutustad lugu, kuidas on nii, et oleks huvitav.
enne kui me läheme nendesse laiemalt, siis me tahame tegelikult veel sinuga nii palju teemasid täna katta, ma ei tea, kuidas me küll jõuame, aga tööriistadest viske õhku mõned veel, eks ju, pildid, videod, ma ei tea, avatare, mis sinu veel tööriistakastis on, mida sa oled katsetanud ja mitte võib-olla ühe korra, vaid natuke rohkem siis ka, mida sa soovitaksid? Viimasel ajal on Manus võtnud päris suure osa ja just see agendi mode, mis seal on ka võimalik lihtsalt jutustada, nagu ChatGPT põhimõtteliselt, kes ei ole proovinud, aga agendi funktsioon ka, mis siis teeb natuke põhjalikumaid uuringuid ja kirjutab asja kokku ja ma olen tõesti rahul temaga, aga jällegi nagu Claude'is on need skill'id või erinevad äpid, mida saab kasutada, samamoodi Manuses, et seal on ka võimalus, et ta läheb ja otsib sulle mingit datat, kui sa oled õiged konnektorid ära teinud. Ehk siis see, ma ütleks, et isegi vali üks platvorm, mis sa tahad kasutada, aga kasuta seda. Ma näen ka oma koolitustel, kuidas paljud ütlevad, ma kasutan ChatGPT iga päev, ma olen nagu väga suur kasutaja. Ja kui ma ütlen sõna deep research, siis on küsimus, mis asi see on, või canvas mode, mis asi see on. Ehk siis sa tegelikult ei ole sellest rakendusest maksimumi võtnud. Sama on täpselt Geminiga, Claude'iga, et kes mida kasutab. Mina kasutan neid kõiki, ehk siis ChatGPT, Gemini, Claude. Ja Claude'i puhul see GoWork option on minu jaoks täielik magic, sest ta suudab mu desktopi korda teha ja ta suudab nii palju kõiki muid asju ka teha. Jah, Whisperflow. Manus, Whisperflow. Millega sa pilte teed? Pilte ma ei taha üldse teha, sest et ma usun, et päris maailma pildid on nii palju paremad, aga ma pilte tuunin, töötlen ja natukene teen huvitavamaks Geminiga, ehk siis see nanobanana mudel, mis seal sees on. Ja üks äpp, mida ma veel ei maininud, aga ma olen suur fänn, on Lovable. Ehk siis see vibe koodimise võimalus, kus ma saan luua rakendusi, veebilehte, mida iganes vaja on, aga ma ütlen, praegu on see ajaaken, kus sa saad nagu välja näha fancy, kui sa seda kasutad, et sa saad mingi lihtsa andmestiku teha hästi huvitavaks interaktiivseks dashboardiks ja juba siis asjad paremini edasi anda, et siis näeb välja nagu sa oled mingi supervõimetega inimene, tegelikult sa lihtsalt läksid Lovable'is, kirjutasid paar prompti. Ja lisaks juurde Notion, mis ei ole AI vahend, aga seal elab kogu minu süsteem ja kõikide mu klientide, keda ma toetan, siis nende loogika, postitamist, graafikud, tabelid, kalendrid, kogu see pool. Ja ma tooks juurde ka Canva, mis ei ole otseselt AI, aga Canva on siis see, kus ma panen kokku, et see pilt saaks pealkirja peale ja oleks hea thumbnail. Ma arvan, et ühe veel unustasime, Notebook LM, ma arvan. Jah, selle ma kuidagi panen sinna Gemini paketti, aga see on üks alahinnatumaid AI tööriistasid ja turundajale on see lihtsalt super just selle taustatöö, kui me rääkisime postitustest, siis üks samm enne postitamist üldse on, mida ma üldse postitan. Ehk kust ma võtan need mõtted, ideed, ma ei tee podcasti, et kust need siis tulema peaksid. Siis sul endal on see data su inimeste peas, aga ka see, mis sa oled kliendi tagasiside kõik kokku korjanud. Ehk siis kõik notebooki ja sealt tulevad need teemad juba välja. Jällegi nii palju jaokirjelduses kõik on olemas ja see võib tunduda natukene hirmutav, aga tegelikult ma ütlen, et sa oledki, kui sa oled igapäevaselt selle sees, siis see muutub nagu normaalsuseks, et ka meie olime vestluses rääkides sellest, kuidas nüüd pärast koolitussüsteemi, kui mina enda kliente edasi suunan, siis esimese asi, mis Marju oli kohe, et seda, et luua mingisugune dashboard Lovable'iga, davai, paneme kokku ja meie jaoks on see nagu nii normaalne, aga võib-olla keegi, kes väljapoolt vaatab, et kuidas nüüd nagu nendes mõõtmetes mõelda. Aga jällegi, see on lihtsalt ajapikku tuleb see, et me oleme investeeritud olnud sellesse kogu valdkonda ja julgustavad lihtsalt korraks sükesed vahepeal peab tegema neid, ma arvan, märkuseid, et inimestele võib-olla võib tunduda süke, et see tundub küll nagu utoopia natukene. Ma lihtsalt nii väga soovitan proovida üht asja teha, et sa võid kuulata nagu kõik teie, ma ei tea, kui palju episoodid teil olnud on, kõik episoodid võid ära kuulata. Sa võid tulla meie koolitustele, aga kui sa ise ei tee, nagu proovi see üks dashboard üles panna ja ma arvan, et sa oled nagu ära õppinud juba nii Claude'i kui Gemini kui Lovable'i, et sa juba selle käigus teedki need õppimiseks vajalikud sammud ära. Kas sul on mingi kiire soovitus, mis protsess see võiks olla, mis oleks nagu kergelt siis mille võiks ette võtta? No enda postitused kindlasti on see siis sinu ettevõtte omad või sinu omad või siis üks selline natuke lihtsam näide kliendilood. Kui sa tahad Google'is paremini välja tulla ja kui sa tuled Google'is hästi välja, siis sa tuled AI's hästi välja, kui sa tahad paremini välja tulla, siis sul on vaja sellist kinnitust
sotsiaalset kinnitust, et sa oled hea tegija, sul on hea toode, inimesed armastavad seda. Ehk siis tee kliendilugusid. Ja kliendilugude tegemisega, kes on kokku puutunud, siis kui sa teed seda kirjalikult, sa saadad oma 6 küsimust välja ja sa saad need vastused, on siuksed 1 lause ja 2 lauset, ei ole väga midagi, aga sellest on vaja kliendilugu kokku panna koos tsitaatidega. Ja kui sa ehitad endale assistendi, kellel on näidis olemas, kuidas see peab välja nägema, ta teab, et kõigepealt teeb ettevõtte kohta väikse uuringu, 1 lõigukene, kes see ettevõte on, kes see inimene on ja siis need küsimustele vastused tulevad nagu sellises stiilis, et sul on jutt ja siis seal on see tsitaat, mis ei ole välja mõeldud, mis on päris tsitaat päris inimese poolt. Et selline on üks kõige lihtsamaid kasutusvõimalusi, üks kõige tõhusamaid ka. Ja sa saad enda veebilehte kohe uuendada, Google vaatab, väga hea, oluline info. Okei. Kuule, aga Marju, räägime natuke nendest teenusepakkujatest, eks ju, et need lava peal, need on eks ju mingid väga spetsiifilised rakendused, aga väga suur osa ka turunduse rakendustest ju baseeruvad tegelikult mingil suurel keelemudelil, eks ju. Ja meil on täna Microsoft, kus on Copilot, eks ju, rakendusena, siis on OpenAI ChatGPT-ga, Google'il on Gemini ja siis on eks ju Anthropicul nüüd Claude, 4 sihukest suuremat on ju. Ja sina mainisid, eks ju, et sa oled palju kasutad Google'i tooteid, samas sa vahepeal ja üha rohkem hüppad näiteks Claude'i peale. Räägi natuke sellest, et kuidas sa selle otsuse teed, kuidas sa enda organisatsioonidega, kellega sa koostööd teed, kuidas sa teed seda soovitust, et ikkagi tuleb see, et mis see kõige parem tööriist on, eks ju, et kuidas seda täna üldse teha, kui neid võimalusi nii palju on? See küsimus, ütle mulle, Marju, ütle mulle üks asi, mis ma kasutan ja kõik, ma ei taha kuulda seda, et sul on 17 asja siin, mille vahel sa hüppad. See küsimus on. Ja see küsimus on tihtipeale vastatud juba organisatsiooni enda poolt. Kui tegemist on suurema ettevõttega, korporatsiooniga, siis väga tihti kasutatakse Microsofti paketti, sul on Outlook, sul on Teams ja sul on Copilot. Ja siis ma ei hakkakski seal liiga palju võimlemega vastu vaidlema, vaid ütleks, et nii, võtame maksimumi sellest. Seal on need assistendid kutsutud, neid nimetatakse agentideks, aga sa saad neid luua ja tegelikult sa saad panna selle asja toimima. Seal on planneri süsteem, kuhu sa saad oma sisukalendri teha, et sa ei pea hüppama nende tööriistade vahel. See ei ole turundajale võib-olla kõige mugavam, kui ta on teisi asju kasutanud, aga see toimib ja seda on võimalik kasutada. Ole seal. Võta sellest maksimum on minu soovitus. Kui su ettevõte on väiksem ettevõte või selline või ka suured, kes kasutavad Google Workspace'i lahendust, siis ma arvan, et kas Geminist tasub maksimum võtta, juba ta on notebookiga nii tihedalt ühendatud, et sa saad ühes teha asju ja teise hüpata ja niimoodi vahetada oma keskkonda. Või siis, seal ma ütleks, et on või kasuta teisi tööriistasid ka. Ehk siis, kui su failid kogunevad Drive'i, mitte SharePointi, mitte OneDrive'i, vaid just Google Drive'i, siis sa saad ka seda ühendada teiste elementidega, näiteks Claude'iga. Ja see on see, mida mina teen. Et ma kasutan Gemini'd, saan oma Drive'is ringi käia ja ringi tuulata, aga ma olen selle ühendanud ka Claude'iga, ehk siis mu failid elavad ühes süsteemis siiski. Ja siis nad on ühendatud sinna Notionisse ka mingid teatud, sest et ühe kliendi teemad on ühe kliendi all ja siis on mu oma teemad. Ühesõnaga, et seda ma näen kõigi pealt, et töölaud on läinud hästi kirjuks. AI aitab sul asju kiiremini teha, ehk su lauale tuleb rohkem teemasid ja siis see süsteem saab maru oluliseks. Ja ma hoiakski seda seal, kus on su põhisüsteem, seal on sinu kodu ja siis on need lisafunktsioonid. Turundajana, muidu alati kõigil on see privaatsuse teema, et nii, konfidentsiaalne see fail, kas ma tohin, kuhu ma tohin üles laadida. Turundajana on meil natuke rohkem vabadust, sest me väga palju opereerime avaliku infoga või see info, mida me siis toodame ise laivi paneme, on homme avalik info. Ehk siis meil on natukene rohkem võimalusi selliseid omapärasemaid asju katsetada. Ja me enne ka rääkisime, kui ma mainisin seda, et sa tuled e-Empowermenti koostööpartnerina ka ja just kliente toetama, siis me oleme rääkinud sellest, et koolitajana ka on hea teha selline fookus, kuhu sina enda fookuse siis viisid, et Kerlil on väga tugevalt Copiloti kogemus on ju suure organisatsiooni poole pealt. Sinul on ka Google'i Workspace'i pool, et tihtipeale, kui tähtsaks sina pead seda, et selline nii-öelda fokusseeritus tekiks koolitajana või ka siis seesama, et lihtsalt kasutaja, tavakasutajana tööriistadel?
ma arvan, mida aeg edasi, seda mitte, et see oleks oluline, et see tekiks, vaid see on paratamatu, et see tekib. 2 aastat tagasi me kõik olime AI koolitajad, et me võisime koolitada kõikide tööriistade pealt. Me teadsime, mis on parimad pildimudelid, mis on parimad videomudelid ja me teadsime detaile. See pilt läheb aina detailsemaks ja ühel hetkel selliselt inimlikult ei ole hallatav, et sa sätid selle fookuse sinna, kus on su kliendid, mida teevad nemad, või siis sa võtad sellised kliendid, kes on sinu fookusega klapivad. Mina olen fokusseerinud turundusse, ehk siis kui valdkonna mõttes vaadata, kui ma kunagi õpetasin turundust, siis õpetasin AI-d või AI turunduses, siis nüüd ma tunnen, et see saab jälle kutsuda lihtsalt turunduseks. Lihtsalt AI on nii loogiline osa seal. Ja kui me mõtleme, et millise platvormist või milliste tööriistadega, siis jah, ma ise ei kasuta Copilotit, mõned mu kliendid kasutavad, nii et ma nendega koostöös oleme seal asju tiiminud ja klientidele üles ehitanud, aga ma ise olen kogu oma asjadega olen Google'is, ehk siis Google Workspace on lihtsalt see, mille uuendustega ma olen paremini kursis. Lihtsalt kui midagi muutub, siis ma kohe näen, et mis seal jälle muutunud on. Ja see Claude siis kõrvale, et kuna ma ise fännan Claude'i praegu, siis, aga me ütleme sõna praegu sinna juurde, siis ma ei saa öelda, et mina olen nüüd Google'i ja Claude'i koolitaja, sest et ma tegelikult olen ikkagi AI turunduses koolitaja ja kui see turunduse tööriist muutub või midagi muud on parem, siis ma ei ole tõesti laulatatud mitte ühegi AI tööriistaga, keegi mulle ei maksa, et ma nende asju promon, ehk siis ma hüppan mujale, kui on vaja. Kas sa praegu lähitulevikust näed ka just Google'i poole pealt kui teenusepakkuja? Kas on mingisuguseid trende näha, mingisuguseid funktsionaalsusi, mis on tulemas? Me tegelikult oleme ka Kerliniga eraldi episoodis tehisarutades rääkinud ka AI inbox, mis on tulemas Gmail, et igaühel on näha. Kas on midagi sükest, mida sa võib-olla tooksid välja just siis Google Workspace'i sees? Ma tooksin, me enne natuke mainisime Notebook LM-i ja selle kasutusvõimalusi, ehk siis mulle endale ei meeldi väga rääkida niimoodi, et mis kõik tulevikus tuleb ja kuidas kõik juhtub, vaid mis meil praegu on ja mis sa praegu saad ära teha, mida sa juba saad teha, aga sa ei tee. Ja Google Gmaili sees AI on ka juba täiesti suurepärane, et kõik need kokkuvõtted su meilidest, sellest meililõimest, mis on kestnud 2 kuud, sa saad kiire ülevaate, sa saad neid meile kirjutada seal sees juba AI abiga. Et see on kindlasti üks element, aga ma ütleks, see notebook ja kõikide nende asjade ettevalmistamine ja kogu see, mis Drive'is toimub, et kõik see süsteem koos. Ma ei tahaks hakata isegi nendest maailmamudelitest rääkima, mis tulevad ja muudavad kõike ja kuidas Google on teistmoodi treenitud ja ta juba saab rohkem asjadest aru ja kogu see pool, aga lihtsalt mine ja vaata, mis saab teha ja proovi ära teha. Ja näiteks Notebook LM-i pealt lihtsalt hiljuti proovisime teha Seto murdes siis podcasti on nüüd jällegi lühikese ajaga on tulnud uus võimekus, lihtsalt katsetades mõtlesime, et koolituse ajal anti selline idee, et paneme siis ettevõtte tutvustuse Seto murdesse, väga hästi sai hakkama, inimesed, kes olid ruumis, said ühesõnaga, et kogu aeg on nii palju neid erinevaid muudatusi ja see mulle väga meeldib, et sa ei ole laulatatud. Me saame aru, et võib-olla jah, on hea, et ma olen selles süsteemis, ma ei tea, kas on siis OpenAI Enterprise'i pakett, et mul on sellega kogemust olnud, on ju, et see on juba jällegi tellijale mugavam, kui on võib-olla sükesed märksõnad juurde toodud, aga tõepoolest me oleme ikkagi igapäevaselt katsetamas, vaatamas ja lihtsalt käepäraselt leidmas neid uusi lahendusi, mis võiksid jälle teistele ka kasu tuua, nii et väga meeldib see nagu koolitaja aspektist ka selline hea paindlik vaade. Aga kui me vaatame, kust raha tuleb, kus lõpuks käive tuleb, siis need kellad ja viled on toredad, need on need uued funktsionaalsused ja need murded ja asjad, aga tegelikult sul on see baastöö, eks need baassüsteemid, need baastegevused, ikka sa teed faile, sa kirjutad Wordi või siis Google Docsi, sa kasutad Excelit või Sheetsi ja sa saad e-maile. Et lõpuks, kui sa seal need tegevused saad paika, mis on selline nagu igav töö võib-olla, siis see toob tulemust, sealt tuleb see produktiivsus, efektiivsus ja kokkuhoid. Need kellad, viled on nagu toredad asjad, aga need on niisugused ekstrad. Nõustun. Räägime AI koolitamisest ka, eks just ikkagi me oleme täna selles keskkonnas sees, olles ise koolitaja, tundub, et ja AI koolitaja fookusega, see tundub, et
kõik kasutavad, sest sa kogu aeg kuuled ja ümbritsed ennast nende inimestele, kes ju ka samamoodi AI-d kasutavad. Ja siis, kui sa lähed sinna organisatsioonis, sa saad aru, et okei, minu jaoks väga oluline töötades näiteks finantstiimidega, finantsjuhtidega, saad aru, mis kitsaskohad neil täna on, mis need protsessid on, läbi mõelda, kus me hakkame leidma neid põhilisi kohti, neid mingid edasijõudnute taseme kohti, kus saad juurutada. Ehk et sa ikkagi näed, et see üldine tase on üsna madal, eks ju. Kuidas sina ennast koolitajana oled võib-olla, ma ei tea, struktureerinud, aga just selle koha pealt, et mis sinu jaoks on oluline, kui sa lähed organisatsiooni tehisintellektist rääkima ja koolitama? Esimese asjana on mulle väga oluline teada saada, mis on nende praegune tase või kuidas nad praegu AI-d kasutavad, mis on need tööriistad ja kas need on tasuta või tasulised tööriistad, ehk mis on see privaatsuse kiht seal. Ja see on kohati lausa üllatav, kui palju pannakse ettevõtte sisefaile infot tasuta ChatGPT-sse, sest see annab võidu ja ma ei mõista inimesi hukka. Ma saan aru, see ongi kiirem, parem otsetee, aga see ei ole tark tegu. Ehk siis, kuidas inimesed praegu kasutavad? Sellest ma tahan aru saada, aga ega ma sellest enne aru ei saa, kui koolitusega pihta hakkan ja esimene praktiline ülesanne tuleb, sest siis tuleb välja, et jah, sa oledki kasutanud ainult seda chati funktsiooni. Ühtegi assistenti pole loonud, ühtegi lisafunktsiooni või võimalust kasutanud ei ole. Ehk siis ma ise olen hästi praktiline koolitaja, ma tahan, et kõik koolitusel osalejad teeks midagi ise praktiliselt läbi. Mitte ei vaataks, kuidas naaber teeb ja ei teeks tiimitööna, vaid teeks iseseisvalt, sest siis nad saavad aru, kui lihtne see tegelikult on. Teine asi, mis mind vahel üllatab, on arvuti kasutamise oskus. Ehk see, mis meile tundub nii loogiline, normaalne, ei ole kõigile alati niimoodi. Et inimesed kasutavad teatud tööriistu, teatud moel ja raske on lülitada ennast ümber AI-ga, eriti generatiivse AI-ga suhtlemiseks, kui sa oled harjunud märksõnu enne kasutama või teatud töövõtteid või vajutada ühte nuppu, teist nuppu ja kolmandat nuppu, aga nüüd sa pead seda täiesti teistmoodi selgitama. Ehk siis on see mõttelaadi muutus. Mõnel on see ära toimunud, kes on AI-d juba natuke kasutanud, aga mõne jaoks on see endiselt see, et palun näita, kuhu ma vajutama pean. Mida täpselt ma siia kirjutama pean. Ehk siis see enesekindlus AI tööriistade kasutamisel ei ole veel tulnud. Ja siis me saame liikuda edasi sellesse, et aga mida sa tegelikult teed? Milline su tööpäev välja näeb? Ma olen teinud üsna palju sellist, et ma lihtsalt kõrval istunud, ütlen, nii, räägi, mis su tänased ülesanded on ja kuidas me saame AI-d rakendada ja mis kohas me võiks seda teha. Et kunagi ma tegin seda oma pereliikmetega, lihtsalt mul õde on õpetaja ja kui ta rääkis, mida ta peab ette valmistama, siis ma olen mingi, seda saab vibecode'ida, siin saab seda tööriista kasutada. Et just kui oled selline väikene tüütu putukas seal kõrval, aga see aitab kõige paremini edasi. Ja seetõttu olen ma ise endale välja arendanud siis sellised mentorlusprogrammid ja need, kes võtavad sellise koostöö pikemaajalisema, mitte lihtsalt ühe baaskoolituse. Need tegelikult võidavad kõige enam. Isegi ma ütleks 2 koolitust on mõistlik. Baaskoolitus, räägime läbi riskid, kõik asjad, kuidas miski toimib, siis on kodutöö. Ehk see koht, kus sa päriselt katsetad ja frustreerud natuke ja jooksed kokku natukene. Ja siis on see teine koolitus, mis on siis aste kõrgemale, et kuidas päriselt enda töösse need asjad panna. Et mina olen leidnud, et see süsteem töötab kõige paremini. Aga sõltub, kuidas on päev üles ehitatud, et kui see on terve päeva koolitus, siis saab juba ju vaadata sisse, et kus ja mida ja millist süsteemi kasutada. Ja ma arvan, et tuleb ka nagu olles õppejõud, siis sa mõtled täpselt seda sama akadeemilise poole pealt, et sa pead kuidagi kinnitama neid uusi teadmisi, mida sa oled edasi andnud ja seal see praktiline töö, et ma väga peangi lugu sellest, kus tekivad sellised järelülesanded või et sa oled mõelnud läbi, mis hoiaks tegelikult inimesi veel pärast koolitus selle inspiratsioonilainel, sest tihtipeale ongi väga palju seda, et jah, ma nüüd lähen ja proovin ja siis võib-olla nädala pärast, 2 nädala pärast on niimoodi, jah, ma proovisin, aga hakkab niimoodi vaikselt ära ununema, aga siis see, et kuidas hoida sellist jätkusuutlikku, struktureeritud siis lähenemist, et enda oskusi arendada. Siis tekivad ka vaata need küsimused, eks ju, et kuidas midagi, miks ma siin hakkama ei saanud ja kui sul ei ole seda järgmist nagu kohtumist planeeritud, siis need jäävad õhku ja inimestel ikkagi sul tekib see, et ma tegelikult ei tea, mul ei ole aega otsida ja siis ta ei katsetagi seda rohkem. Ja loengud on tegelikult või kõik sellised loenguformaadis koolitused on nii loogilised. See kõik on nii elementaarne, see kõik on nii lihtne, kuniks sa ise paned näpud klaviatuurile ja oled nagu, oota, miks see ei toimi või kuidas see käis või kuhu nüüd pidi liikuma. Ma õpetasin oma emale vibe-koodimist ja mu ema
ta on juba nüüd pensionil, kunagine õpetaja ja ei ole väga tugev arvutikasutaja. Tema on see, kes vajutab selle parempoolse klikiga ja valib kopi ja siis vajutab parempoolse. Noh, täpselt sa näed ära selle liigutuse järgi kohe, kui osav keegi arvutiga on. Ja kui mu ema suudab vibe koodida, siis igaüks suudab. Et ja vibe koodimine ongi üks ülesanne, mis minu arvates on kõige selline nakkavam või sul on pärast see tunne, et ma tegin selle asja ära, ma tahan veel teha ja nüüd ma tahan seda proovida ja teist teha. Ehk siis mõneti ma näen, et kõik need baaskoolitused on olulised, aga nii kui sa annad inimesele sellise eduelamuse vibe koodimisest või millestki, millega ta on hädas, on see siis Exceli fail kas või, siis on kohe, sa oled juba AI kasutajate hulgas, fänn, lõksus, proovid edasi. Sul on vaja saada aru, et sa saad hakkama. Tõsi. Võtame uue teema selles osas, et turundajad tänapäeval peavad oma rollis kindlasti käima suuri hüppeid läbi, et just seesama, kui me räägime, et turundusest räägime, nüüd me räägime juba AI nagu sinna sisse juba kodeeritud on ju, et hea turundaja tegelikult kasutab tehisintellekti päris palju. Mis sina ütleksid enda poole pealt, et ka tuleviku mõttes AI ajastul nii-öelda, mis oskusi peaks üks turundaja eneses arendama, et mis siis sinu soovitus oleks? Kriitiline meel ja enesekindlus. Me võime neid kellasid vilesid kasutada, aga kui sa ei saa aru, kas see päriselt, kas sellel on nüüd point ja kas sa kõlad ikka nagu sina ise või nüüd sa oled nagu midagi muud või keskpärast, siis kaugele ei purjeta. Ehk see kriitiline meile, see on nii lihtne kaduma, sest AI vastab sulle nii veenvalt, et sa unustad kontrollida mingit numbrit või sulle tundubki see jutt loogiline. Ehk siis ma just hoiaks ennast, need baasteadmised ei kao mitte kuskile või baastõed. Meil on vaja teada, kes on meie sihtgrupp, meil on vaja teada, mis sõnumit me räägime ja siis me hüppame kanalisse, et kus me seda siis kajastame. Ja me unustame ära, me kuidagi läheme, vaimustume, Substack, läheks sinna, täiega möllaks. Kas su kliendid on seal? Kas neid huvitab see, mida sa räägid? Et selles digimaailmas on nii lihtne ennast mingisse jänesurgu sügavamale kaevata ja ma ise teen ju seda samamoodi. Et tulla tagasi see kriitiline meel, las turg ütleb, kas toimib või ei toimi. Ei toimi, selge, proovime midagi muud. Ja ma arvan, et turundajatele üks selline, mis mulle meeldib öelda, on see, et kui sa näiteks turundusjuhina ka, sa hakkadki mõtlema, kuidas süsteemid võiksid toimida tiimi jaoks seesama, et baasoskused, et assistenti üles ehitada, töökeskkondade, projektide, cloud'i skillide üles ehitamist, kõike seda poolt, et teha endale selgeks ja siis, kuidas sa tegelikult, ma arvan, et üks selline suur kasutegur ka ettevõtte juhina, kui sa näiteks turundusjuhti palkad, ongi see, et kas ta suudaks seda teadmist anda edasi ka tiimiliikmetele, on ju, et see on, ma arvan, midagi, mis lihtsalt mitte et enda kasutus, vaid see, kuidas sa tööskeskkonda suudaksid turundustiimile luua, see on juba selline, kus ma ütleksin, et sellise kandidaadiga kohe kindlasti sooviksin selles mõttes edasi järgmiste voorudesse minna ja et see on midagi, mida mulle meeldib nagu rõhutada, et kuidas ise mina olen ka võib-olla opereerinud ja mitte, et me igapäevaselt turundustiime juhiks ja seda poolt, aga lihtsalt jällegi turundajana tunda seda järgmist väljakutset, see võiks olla selline hea lipuke. Ja üks asi on endale kõik need süsteemid üles ehitada ja siis sa tead, et nüüd kasuta seda skilli või seda teist. Aga teine asi on tõesti panna see infrastruktuur püsti kogu tiimile, nii et ei jagata assistente, kes sinna ligi saab, kuidas, millal, et see üksteisega jagamine, see süsteemist aru saamine, äärmiselt oluline, aga mitte ainult turundusjuhi tasemel, üldse ettevõtte juhi tasemel, et nii paljud ettevõtted ei ole ära otsustanud, milliseid tööriistu tohib kasutada, kuidas tohib kasutada, kes tohib kasutada, see on nagu niisugune ja just üks väikene märkus. Kui tahate kuulda ühte kogemuslugu, siis Marleen Kirss, eelmine episood, mis meil oli, siis rääkis täpselt just selle poole pealt, et kui ongi ettevõtte sees keegi, kes on entusiast, kes siis hakkab teiste jaoks seda süsteemi looma, et see on tegelikult, kui me rääkisime ka nendest võtmekomponentidest, kui me räägime AI juurutamisest, siis see inimene sees, kes oleks siis panustav, mõtleks suuremalt kõigi jaoks struktuuriliselt, strateegiliselt, see on suure võidu loob kõigile ettevõttes.
kui mõtleme korraks selle 26 aasta peale, mis juba siin eks ju käib, aga päris palju on veel ees ja igasugu trende ju räägitakse, tehakse ülevaateid ja kindlasti turundusvaldkonnas ju ka on neid, et väga põnevad trendid, mis nüüd saama hakkavad. Kui me jätame kõrvale selle Microsofti juhi, kes ütles, et aasta lõpuks turundust ei ole vaja enam teha, eks ju, aga oletame, et ikkagi on vaja. Mida sa ootad sellest 26 aastast või on mingid, ma ei tea, tehnoloogiad, tööriistad, mis sa ootad, mis võib-olla tekitaks veel seda kuidagi järgmist sammu ja kuidagi lihtsamaks seda tööd? Ma arvan, et see agendiliste, ma ei teagi, kuidas see eesti keeles õige sõna on, töövoogude kasutamine saab üha rohkem tähelepanu ja toob üha rohkem kasu, et jäävad need vahelülid, need hüplemised vähemaks ja see usaldus AI tööriistade vastu muutub suuremaks, et kui me vaatame reklaame, kui palju juba Google'i enda sees teeb AI otsuseid su eest ära, väga paljud agentuurid ütlevad, et seda tuleks ise seadistada, sest meie ise seadistamine töötab paremini kui see AI seadistamine. Ehk nüüd on see usalduse küsimus, et kuhu poole ta kukub. Et ühelt poolt, kas ta on laiskus ja usaldus ja nagu tehnoloogia, kes teab või mis teab, või siis on need teised, kes ütlevad ei, et me oleme vaadanud need häkid läbi ja teeme niipidi. Ehk siis ma arvan, sellise tasakaalu otsimise aasta on, et kui palju ma kasutan, kui palju ma ei kasuta, kus ja kuidas ja teiseks süsteemid tõesti, et nende paika loksumise aasta. Nii et ma isegi ei ütle, et mingi AI revolutsioon tuleb mingis valdkonnas, vaid nüüd on juba see, et see eeldus, enam ei ole küsimus, kas sa kasutad, nüüd on kuidas ja see tasakaal tuleb igas tiimis enda sees leida. Ja mina ise muidugi, kui me vaatame tulevikku, ma olen täiesti praegu nii-öelda obsessiivselt huvitatud, kuidas muutub meie ühiskonna väärtussüsteem ja eeldused. No näiteks seesama, et kui ma transkribeerin mingisuguse koosoleku ära, ma ei tee seda kunagi salaja. Ma alati küsin, et nii, Kerlin, Sandra, ma nüüd panen käima, kas teile sobib. Aga kui palju seda tehakse salaja? Meeletult. Ja seda tehakse kogemata. Sul on see tööriist lihtsalt installitud, proovisid, mõtlesid testid ja veel tasuta versiooni. Ja nüüd sa oled kellegiga väga konfidentsiaalses kõnes ja sul taustal saab see transkribeeritud. Ja siis inimestena me oleme disainitud niimoodi, et me unustame asju. Rääkisime midagi, me unustasime ära, me liigume eluga edasi. Aga kui nüüd on nii, et mina olen midagi unustanud ja Kerlin on selle ära transkribeerinud, siis on minu sõna sinu transkripti vastu ja mis see teeb meie mõtlemise ühiskonna ja eelduste ja asjadega. Eks see on üks teema, mis mulle tohutult huvi pakub ja teine on suhted. Ehk siis kui inimesed mulle koolitustel ka ütlevad ja siis ma rääkisin oma parima sõbra ChatGPT-ga ja alguses on see lihtsalt nagu naljakas võrdlus või metafoor, aga lõpuks seal on nii palju tõde sees, et see väga paljudele ongi AI saanud parimaks sõbraks, kaaslaseks ja ka romantiliseks kaaslaseks. Ehk mis see maailm, kuhu see liigub, see on minu jaoks nii põnev. See on nagu veider, aga just nagu antropoloogiliselt minu jaoks äärmiselt põnev, nii et ma natukene nagu sügavamale süvenen nendesse teemadesse ka. Super, aeg on olnud armutu. Ma tahaksin veel lõppu, me alustasime väga hästi sellega, et me viskasime neid erinevaid tööriistasi õhku, aga tahaks lõppu veel teha väikse sellise jaokirjelduses osa, kus oleks need soovitused, keda sina jälgid tehisintellekti vallas, sest me teame, kui kiiresti see valdkond arenemas on, et keda sina jälgid, võib-olla mis soovitusi anda siis teistele, kes tahaksid selles maailmas ennast arendada? Ja üks teadlane ja praktik, keda ma väga soovitan jälgida, on Ethan Mollick. Ma arvan, et see käib igast episoodist läbi. Ta on nii universaalne ja nii lihtsa kõnekasutuse, keelekasutusega, et kõik võiksid teda jälgida. Ja siis edasi nüüd sõltub, kus on sinu selline valdkond või nišš, kus sa tegutsed. Turunduse osas ma jälgin väga palju erinevaid podcaste. Üks podcast on siin samas, mida ma soovitan kõigil jälgida, aga näiteks The Artificial Intelligence Show on üks, siis on Lennis podcast ja siis on erinevad turunduse podcastid, mis puudutavad kas siis SEO-d kindlamalt või brändi ja seal sees on tugevalt AI olemas. Ma soovitan jälgida jällegi, kus sa jälgid inimesi, on see siis LinkedIn või on see X, endine Twitter või on see Substack. Et mina kasutan kõiki neid kanaleid ja ma jälgin peamiste keelemudelite
loojaid või põhiinimesi siis, kes seal on. Ehk seda ma ka soovitan, et on siis see Dario Amadei või Sam Altman, siis sa oled kursis, mis hakkab juhtuma ja kuhu poole asjad liiguvad nii-öelda suures pildis. Aga detailis, kuidas asjadest võitu saada, ma ütleks, mine YouTube ja pane lihtsalt sisse see teema, mis sind huvitab. Lisa sinna lõppu AI ja juba sul tuleb see videode rodu, et YouTube'is mul ei ole võtta selliseid põhiinimesi, keda ma jälgin, aga ma väga palju veedan aega YouTube'is samas kõrval asju katsetades. Just YouTube'i algoritm on ka üliheaks läinud, kui sa otsidki neid enda teemasid, viskab nagu päriselt head sisu ette. Ja võib-olla toon Annika Helendi, oli küll jah, kes teeb ka siis YouTube'is videosid selleks, et näidata just turundus automatsioone ja kõike seda. Et võib-olla selle ka siia jaokirjeldusse paneme kenasti juurde. Absoluutselt. Aitäh sulle, Marju, et tulid jagama, ma arvan jällegi nii palju märkmeid, nii palju sellist inspiratsiooni, et minna katsetama. Mulle väga meeldis see ka, kus sa välja teid, mida praeguselt kohe võiks nii-öelda töövoona katsetada, et need on sellised kõige paremad. Lihtsalt see ongi see koht, kus tuleb natukene utsitada ennast tagant ja siis panna päriselt proovile enda ettevõtte, enda tegemiste jaoks oma tööpositsioonis, et julgustame kõiki. Aitäh sulle! Aitäh kutsumast. Ja teile, kallis kuulaja, soovime väga huvitavat teekonda. Kerlini siis uudised ikka tulevad igakuuliselt. Saate kenasti kuulata eestikeelseid uudiseid podcasti formaadis. Ja kui sa meid veel ei jälgi nii Instagramis, Facebookis, LinkedInis, siis AI Empowerment on see koht, mida võiks jälgida, et seal tulevad ka informatsioon uute episoodide kohta. Me oleme nii YouTube'i platvormil, oleme Apple Podcastis, oleme Spotify's ja suur tänu, et oled olnud meiega. Loodan, et saite siit jällegi uusi mõtteid endaga kaasa ja edu tehisintellekti maailma avastamisel. Aitäh! Aitäh! Tšau! Täname Estonian Business Schooli, kes on meie ametlik tehniline partner ja pakub taskuhäälingute salvestamiseks professionaalset video- ja helistuudiot.